Minu kogemus Eesti Cosmopolitaniga on üsnagi värske, sellepärast et paar kuud tagasi vist, kui ma ei eksi, siis sain olla Cosmokaane peal, mis siis ongi see kõige tugevam side, mis meil Cosmoga senimaani on olnud. Ma ei ole nagu väga suur ajakirja lugeja, aga ja tavaliselt ajakirjad satuvad mulle kätte kuskil juuksurisalongis istudes, aga kui seal ajakirjade valikus on Cosmopolitan, siis arvatavasti see on esimene ajakiri, mille ma kätte võtan ja just sellepärast, et ma tean, et ma ei pea alati lugema sealt hästi pikki artikleid, vaid seal on hästi ägedaid huvitavaid teste või nii-öelda nippe, mida saab lihtsalt niimoodi täpselt, kui sul on 5 minutit aega juuksuri niimoodi täpselt lehitseda ja lugeda ja see on alati hästi põnev. Cosmo on minu jaoks eelkõige väga fun ajakiri, aga ta on fun sellises võtmes, et sa saad sealt meelelahutust, aga samas Cosmo puudutab väga palju ka tõsisemaid teemasid. Seal on palju naisi, tüdrukuid, kes räägivad valusatest kogemustest enda elus ja annavad sulle võimaluse võib-olla enda vigadest õppida ja mis on minu meelest nagu väga kihvt, sest Cosmo kujutab minu silmis, ma kujutan ette, juba Cosmo toimetus on ja Cosmo lugejad, see on nagu üks suur girl power tiim. Cosmol on selles mõttes lihtne roll, et teised ju ajakirjad loobivad muda ja panevad jälle kellegi ära, siis ma ei tea, et Cosmol oleks mingi väga halvustav artikkel või meil on selline artikkel, kus pärast selle lugemist keegi peaks nutma hakkama või mõtlema, et miks ma üldse siin maailmas olen ja see on meie töös ka natukene lõbusamaks olukorda muutnud, sest et kui iga teine uudis kas portaalidest või muidu lehtedest ongi selline natuke kõmumaiguline, siuke halb, keda keegi peab ennast halvasti tundma, siis Cosmol halbu artiklit pole ja keegi nutma enneks ei pea. Jah, Stiina hakkas kaduma või oli kadunud ja oli niikuinii juba natukene titekas, et ma tahtsin juba naiseks saada, ma tahtsin teada rohkem ja siis tuligi Cosmopolitan, näe tüdruk, loe ja tüdruk võttis ja luges ja sai nii palju teada. Nii et Cosmopolitan, ütleme nii, et tegi plikast naise. Et just see, mis mind Cosmopolitanis nagu väga meeldis oligi, et see nende kollektiiv on väga elurõõmus ja positiivne, et see nagu väga hästi meelde, et ka edaspidi oleks koostööd väga tore teha. Lahe, et Cosmopolitan kaasneb ka erineva valdkonna inimesi oma ajakirja, näiteks sportlasi. Ma hästi naudin trendilehekülgi, sellepärast, et mood ei pea jumalast olema liiga tõsine. See on rohkem just selleks, et inimeste ellu tuua mängulisust ja rõõme ja just see mulle meeldibki, et praktilised nõuanded igapäevaellu. Cosmopolitan ei ole päris kindlasti seksi ja suhete ajakiri. Ja loomulikult on suhted meestega vastassugupoolega osa Cosmo DNA-st. Ja samamoodi on need ka osa iga noore naise elust, aga kindlasti on see vaid üks pusletükk tervikust. Nii et kokkuvõttes jah, need teemad on Cosmos kajastatud, aga Cosmo on ikkagi laiem tervik, see on elustiili ajakiri, kus seksi ja suhete teemad on kõrvuti karjääri, psühholoogia, eneseusu ning kõik võimalike vaba aja elustiili, toidu, trenni, keha teemadega. Nii et see on osa tervikust, aga päris kindlasti ei ole see valdav enamus. Cosmopolitani lugeja tahab alati olla iseenda parim versioon. Ta on edasipüüdlik ning liigub alati oma unistuste suunas. Tegemist on aruka, ambitsioonika, ettevõtliku, enesekindla ning trendika ja võluva naisega, kes elab avatud südame ja silmadega. Jah, loomulikult pole ka tema mingisugune raudnaine. Ka tal tuleb ette oma nõrkushetki, enesekindlus võib kõikuma lüüa ning eneseusk viga saada. Aga alati, kui ta kukub, tõuseb ta uuesti püsti, et eluga edasi minna. Ja ma arvan, et sellel teel ongi Cosmopolitan talle hea kaaslane, kes nõu ja jõuga tuleb alati appi, et olla muredest ja raskustest üle ning jätkata teed oma unistuste poole. Seega ma arvan, et Cosmo on igati oma lugejate nägu. See on julge, lõbus ning 100% naiselik ajakiri.